Aga nüüd jätkame selle teemaga, mida me oleme vaadanud. See on juba 10. kord. Ja see teema on meie süda. See on nii tähtis teema, see on nii vajalik teema. Sest Piibel ütleb, hoia oma südant, kaitse oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida ja kaitsta, sest sellest lähtub elu. Me võime oma südamesse surma lasta ja selle läbi surm ka välja tulla, või me oma südamesse elu lasta ja selle läbi ka elu välja tulla. Aga Piibel ütleb, me peame valvama. Kes peab valvama? Meie peame valvama. Amen. Aga enne kui me läheme, vaatame neid kirjakohti, tõenäoliselt täna jääb see viimaseks, et mul on päris palju kirjakohti Uues Testamendis, me veedame enam aja. Aga Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse nimel, sa oled hea ja ustav ja õige, sinu sõna on jah ja amen. Isa, me võtame usu läbi vastu sinu sõna siin paigas. Me ei lase sellel lihtsalt minna südamesse, siis lasta maailmal ja kuradil või kes iganes selle ära röövida, vaid me võtame sõna vastu, laseme selle oma südamesse ja laseme sellel ka vilja kanda 30, 60 või 100 kordselt. Isa, me võtame usu läbi vastu sinu sõna, et meil oleks kasu sellest. Sest Piibel ütles, et kuuldud sõnast ei olnud neile kasu, sest see ei imbunud usu läbi nendesse. Isa, mina usun, et me laseme usu läbi sõnal imbuda enestesse siin paigas. Isa, me täname, kiidame armas kalli püha vaimu eest, kes õpetab meile, näitab meile siin, juhatab meid. Isa, me anname selle austuse, kiituse Jeesuse nimel. Amen. Halleluuja. Ja nagu õpetussõnad ütleb, ka 4. peatükk ütleb, et hoia oma südant. Ja ma veel rõhutan igalt Jumala last, kaitse ja hoia oma südant. Enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Kui me oma südant ei hoia ja kaitse, see võib hakata tekitama surma. Mis on surm? Surm on midagi, mis hävitab. Surm on midagi, mis lõhub. Surm on midagi, mis tapab. Surm on see, mis teeb alati haiget. Amen. Ja Piibel ütleb, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Amen. Ja vaata, Piibel ütleb, mulle minu üks lemmikumaid, mis ma olen siin iga selle siis koosoleku algul kasutanud, on 5. Moosese 5:29. Ta ütleb, oleks neil ometi niisugune süda. Millist südant Jumal tahab, et meil oleks? Et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske. Et me oleksime Jumala kartlikud, meil oleks aukartus Jumala ja Jumala asjades ja peaksime kõik tema käske. Ära varasta, ära tappa, ära tee haiget oma ligimisele, ära imusta ligimese naist, ära himusta ligimese vara, ära himusta ligimese mida iganes. Piibel räägib sellest, on ju nii? Need on üks osa käskudest. Uues Testamendis on, Piibel ütleb, kogu käsuõpetus on võetud alla 2 käsku. Need on armasta oma Jumalat kõigest oma hingest, kõigest oma südamest ja kõigest oma ihust. Põhimõtteliselt kõigest, mis on võimalik, me peame armastama Jumalat. Ja teine on samalaadne, armasta oma ligimest nagu iseennast. Nende 2 vastu ei ole teist käsku. Ja kui sa armastad oma ligimest, sa ei tee elus haiget. Kui sa hoolid inimestest enda ümber, sa ei tee neile elus haiget. Ja see on see, mida Jumal on kutsunud meid tegema. Ja Piibel ütleb, oleks neil ometi selline süda. Et nad mind kardaksid. Miks? Et siis meie ja meie laste käsi igavesti hästi käiks. Miks Jumal tahab, et me peaksime käske? Ja tema sõna hoiaksime kinni, hoiaksime Jumalale ligi, teeksime, mida Jumal on kutsunud me tegema. Kui palju tahab, et sul hästi läheks? Kui palju sa tahad, et sul lastel hästi läheks? Sellepärast. Ja see periood on igavene, kui meil on Jumala kartlik süda. Kuulame, mis Jumalal on öelda. Amen. Halleluuja.
Aga lähme vaatame nüüd mõningaid kirjakohti Uues Testamendis. Rooma kirjas on hästi palju südamest, Korintoses on südames räägitud, Roomas on niisugune väga huvitavad kirjakohad. Aja väikse puudujäägi pärast ma ei loe kõiki konteksti. Ma soovitan kirjuta üles või pärast kuula ja mine vaata siis, mis ta seal räägib täpsemalt. Ja me peaksime lugema südame hoiakutest. Esimene, teine peatükk räägib väga kõvasti südamete hoiakutest. Ta räägib nii õigest kui ka patusest südame hoiakust. Saad aru, su süda saab olla õiget viisi ja su süda saab olla patuviisi. Sest ütleme, näiteks Rooma 1.21 ütleb, sellepärast, et Jumalat tundes ei ole teda kui Jumalat austanud. Kui teete, nad tunnevad Jumalat ja paljud tunnevad Jumalat, aga nad ei austa Jumalat ega tänanud. Me näeme kahte asju, kui kaob ära austus ja tänulikkus. Et nad ei ole austanud Jumalat ja nad pole olnud tänulikud selle eest, mis Jumal on teinud, vaid oma mõtlemistes saanud tühiseks ja nende mõistmatus süda on läinud pimedaks. Mis teeb südame pimedaks? Kui meil kaob ära aukartus Jumala vastu ja meil kaob ära tänulik süda. See teeb meie südame pimedaks, kus me ei näe enam valgust. Amen. See ütleb, kui kaob ära aukartus Jumala vastu, Jumala asjade vastu ja meil kaob ära tänulikkus. Et me ei oska enam olla tänulik sellest, mis meil on. See teeb inimeste südamed pimedaks. Ja kui inimene on pimedus, Piibel ütleb, kui sügav on siis pimedus. Ja pimedus on see, mis on kõige kurvem asi pimeduse puhul on see, sa ei näe enam. Sa ei näe enam. Ja mis iganes tee peal sul ette tuleb, sa komistad selle otsa. Võtame lihtsalt, siin on praegu lihtne, jah? Ma tean. Aga te jätate selle ruumi meelde. Ja te lähete välja, aga nüüd ma ütlete, mis on, see on lihtne. Kes vahekäik, tulen siit ilusti, natuke lähen siiapoole, aga sa pead hästi kiiresti tulema, võib-olla natuke võtad aega, aga nüüd sa lähed välja, valgega on väga lihtne, on ju, praegu siit joosta, mingi probleem ei oleks, kõik me suudaksime seda teha, sest me oleme valguses, aga nüüd me teeme selle kott pimedaks ja ma ajan need toolid hästi sassi siin ja ma ütlen, et sul on 10 sekundit see ette tulla. Kui see on täiesti kott pime, mis arvad, mis hinnaga sa see ette tuled 10 minutiga? See hind on päris kõrge maksta ja ei pruugi üldse jõuda siia ette. On ju nii? Miks? Sa ei näe. Ja kui Piibel ütleb, et kui süda on võimalik minna nii pimedaks, et inimesed enam ei näe valgust. Ja see on kõige kurvem asi. Ja see pimedus tuleb selle läbi, et inimesed ei austanud Jumalat ja selle läbi, et nad ei olnud tänulikud. Ja tänulikkus, tänamatus toob kõige kiiremini pimeduse sinu ellu. Sest sa enam ei näe, mis sul on andnud. Sa enam ei näe, mis Jumal on sulle andnud. Ja sa ei ole tänulik selle asjade eest, mis Jumal on teinud. Rooma 1.24 ütleb niimoodi, sellepärast on Jumal andnudki nende südamete himude rüvedusse oma ihusid ise pilastama. Ja mis juhtub on see, nad jäävadki pimedusse. Ja kui huvitav on see, Jumal ütleb, ta ei teegi midagi. Kui ta välja ei taha tulla, Jumal ei teegi. Aga Piibel ütleb ka, et selle lõpp saab olema karm. Rooma 2.5 ütleb, ent sa kogud enesele viha oma kangusega ja patust pöördumata südamega. Vihapäevaks ja Jumala õige kohtu ilmumiseks. Kui teete, mis ta ütleb, see kõik on üks teema, mis ta seal räägib. Ta räägib seal homoseksualismist, ta räägib seal lesbianismist, ta räägib kõigest sellest rõvedust, mis inimesed tegid. Ja ütles, aga ma ei pöördugi, ma olengi selline, mis on südame kangus, teeb mida? Ta kirjutab kristlastele seda. Ärge unustage ära, et Jumala sõna on kirjutatud Jumala lastele. Nii manituseks, hoiatuseks. Ja see ütleb seda, et kui ka meie teeme seda, see on ka see, mis juhtub. Ja mõni mõtleb, et kui ma olen päästetud, siis
siis ma lähen ikka taeva. Me läheme Piibel ütleb, et kui kohus hakkab pihta Jumala kojast ja kui õige vaevu pääseb, mis saab patustest ja hukast, see leidab seda, et see ei ole väga kerge. Seal on midagi, mis on ka üks kohustus meil kui Jumala lastel elada head ja õiget elu ja püha elu. On ju nii? Ja kui me ei pöördu patust ära ja leiame, et patt on õige, mida ma teen, Piibel ütleb, et me korjame vihapäevaks midagi. Rooma 2.15 näitavad, et käsutegu on kirjutatud nende südamesse, kuna nende südame tunnistus ühtlasi tunnistab seda ja nende mõtted isekeskis, kas kaebavad nende peale või kastavad nende eest. See on tegelikult, mine loe kontekstis, see kõik on üks teema seal, nii räägib nii patustest kui õigete südame hoiakutest. Patused südamed koguvad, mis igan. Aga lihtsalt see kõige tähtsam selle juures on see esimene, mis ütleb, kuna süda läheb pimedaks. Ja sellepärast Piibel ütleb, hoia oma südant. Enam kui kõike muud, mida hoida, sellest lähtub elu. Amen. Kuidas me siis hoiame oma südant valguses? Kui me oleme Jumala kartlikud ja me oleme tänulikud. See on see, kus hoiad oma südant valguses. No, siin on Rooma 2.29 räägib, et see on terve kontekst, ma lihtsalt olen võtnud mõned välja, kus on süda on just toodud, aga siin ütleb, vaid juut on see. Inimesed teevad igasuguseid asju, et näha välja juudid ja teevad seda. Aga Piibel ütleb, vaid juut on see, roomlastele räägib, kõige, kui sa lähed uurid natukene, nad elasid kõige patu rohkemat elu, mis andis elada tol ajal. See, mis toimus Rooma selles oli kohutav. Ja suurem osa oli seotud tohutute tapmistega, seksuaalpatuga. Ja see hävitas Rooma keisririigi. Iga kord, kui sa näed, kus tungib sisse mingi siuke asi läbi ajaloo, need keisririigid hävinevad. Ja eriti, kui veel pühadele tehakse midagi. Aga vaata, juut on milline. Kes seda on seespidi ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiitust mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Nii et need, kes teevad ennast väliselt juudiks, neid kummardavad inimesed ja need, kes teevad ennast sisemiselt juudiks, neid kiidab Jumal. Lihtne. Vaata, jälle väga lihtsalt on paika pandud, on ju. Sest juut on see, kes on südamest. Ja kuidas me saame? Me võtsime südamest vastu Jeesus Kristus, oma elu isandaks päästjaks ja me saime päästetud ja nüüd me saime sama õigusosaliseks. Amen. Ja inimesed tahavad teha väliselt ja Piibel ütleb, ainuke kiitus, mis nad sellest saavad on, mis inimesed suudavad neile anda. Ja Jumal ütleb selle peale, nii, järgmine. Isegi Jumala armastus on välja valatud kuhugi. Keegi teab kuhu? Meie südamesse, Rooma 5.5. Või tead, isegi Jumala armastus on meie sees olemas. Rooma 8.27. Nüüd on väga huvitavalt. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes ja et ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Kes on südamete uurija? Jumala püha vaim. Järelikult püha vaim uurib meie südameid, need, mida me teeme, kui me palvesse läheme, kas need on siirad ja õiged või mitte. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes. Et ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. Rooma 10.1 Paulus ütleb, vennad, minu südame hea meel ja palve Jumala poole nende eest on. Mis? Et nad päästetud saaksid. See oli Paulusele kõige tähtsam, et inimesed saaksid mida?
päästetud. Väga lihtne Rooma 10. peatükk räägib ka südamest, aga me võtame sealt paar kirjakohta ainult. Üks tähtsamaid kirjakohti on Rooma 10.9. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surrust üles äratanud, siis sa saad, mis juhtub siis? Saad päästetud. Järelikult iga päästepalve lugeja ei olegi saanud võib-olla päästetud, vaid see peab tulema kust kohast? Südamest, jälle südamest. Miks? Südamest tuleb sinu siirus ja südamest tuleb see, kes sa tegelikult oled. Pealt näha võivad kõik ilusad olla. Pealt näha on kõik väga kenad, aga küsimus on see, kas sa oled seest ka ilus ja kena või oled sa seest mädanenud. On ju nii? Jumal vaatab just sisse. Väline väliseks, aga ta vaatab meie südametesse. Sest sealt lähtub kõige suurem varandus. Sealt lähtub kõige suurem, mis on vajalik. Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Vaata, Rooma 12.8 ütleb väga huvitavalt. Manitseb keegi, siis ta olgu manitsemise ametis. Kes teisele annetab, andku kuidas? Siira südamega. Ma ei tea, võib-olla uus tõlge ütleb rõõmsa südamega. Ma tean, osad tõlgid ütlevad rõõmsa südamega. Siiraga ütleb ka ja ma tean, et ingliskeelsed tõlked osad on nagu joyful heart. Aga mis on siiras? Ma tahan seda teha. Ausalt ma tahan sind õnnistada. Ma ei tee lihtsalt selle pärast, et teha midagi. Ja Jumal ütleb, me peaksime tegema siira südamega õnnistama. Isegi õnnistusäris me peame olema siirad oma südames. Sest Piibel ütleb ka, pane tähele, kes kasinasti külvab, lõikab ka kasinasti, kes rohkesti külvab, lõikab rohkesti. Igaüks andku nõnda, kuidas süda kutsub, sest Jumal armastab rõõmsad andjad. Sest see ongi see, et meie süda peab olema siiras, siis me oleme ka rõõmsad andjad. Aga enamalt, kui raha omab meid, tihti peale inimesed ei taha loobuda sellest paberist. Päeva lõpuks on see üks paberileht. Näiteks, võtame, ütleme, inimesed mõtlevad, koguvad raha. Aga võtame näiteks Ukrainast praegu. Või lähme meie peale sõda. Võtame nõukaaeg. Meil oli. Mina mäletan, inimestel oli raha küllaga. Ja mitte midagi polnud sellega teha. Autot osta ei saanud, külmkapi osta ei saanud. Mina mäletan väga hästi, kus me seisime televiisori järjekorras, ma ei tea mitu aastat enne, kui me saime teleka. Raha oli, aga telekat ei olnud. See ongi see, et päeva lõpuks on paberileht, võtame Ukrainas. Neil võib raha olla, aga midagi pole saada, sest kõik on puruks pommitatud. Ja meie elame ühiskonnas, nagu raha oleks meie Jumal. Ja inimesed kummardavad raha. Selle asemel, et öelda, et Jumal, ma usaldan sind, ma olen sinuga, mida ma teeksin. Kas me peame kõik ära andma? Ma ei ütle, et peame. Ma peame olema ausad Jumala ees. Ja kui me anname, me peame tegema seda rõõmsalt ja siira südamega. Aga Piibel ütleb, miks inimesed pole rõõmsad andes? Toome lihtsalt. Nad on ainult lugenud seda kirja kohta. Me peame andma, me peame olema rõõmsad anda. Aga nad pole lugenud, kes annab, selle antakse. Hea tuubitud, raputatud kuhjaga mõõtantud tema rüppe. Mida iganes sa tahad, inimesed sulle teeksid, tee nendele. Paulus ütles Filiplastele, te olete olnud minuga arvepidamises, andmise võtme arvamises. Ma luban teile, et minu Jumal täidab kõik teie vajadused, ma rüksime au Kristus Jeesuses. Tooge kogu 10 minu vara aita ja proovige mind ametselga, ütleb väga juba, vaata, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust, küllastused. Kui me täidame nende kirjakohtadega oma südame, siis see ütleb, muidugi ma olen rõõmus.
Sest sellel on üks eesmärk selle taga, see ei ole lihtsalt ma annan ära midagi, vaid see on külvilõikusseadus hakkab tööle. Ja seal ongi see südames on see, et jumal, mis sa tahad anda? 10 eurot, kas sa oled kindlalt 10? Anna 20. Jumal tahab 100, oled kindlalt 100, anna 50. See on, sest kui sa vaatasid apostlite raamatus, 2 inimest said hukka, mille pärast? Raha armastuse pärast. Raha ahnuse pärast. Sest nad võtsid, vaata, mis Peetrus ütleb neile, te olete võtnud kätte, valetanud oma südamest pühale vaimule, mitte meile. Sami, mis sa inimestele teed. Sest me ei saa midagi teha, nagunii tihti peale. Aga sa tegid Jumalale seda. Ja mõlemad surid. Ja jälle me näeme, kas nad läksid taevasse, me ei tea, kui läheme taevas, siis kas näeme või näe, aga see maapealne elu lõppes neil väga kiiresti ära. See näitab seda, et iga kord, kui midagi südamest ütleb, sellepärast Piibel ütleb, valva oma südant, hoia oma südant, enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest see lähtub elu. Kui sa ei hoia oma südant ja ei kaitse oma südant, siis järelikult sinu ellu võib tungida surm. Ja kui me vaatame Anania ja Safira lugu, sellepärast, et nad ei olnud nõus raha raiskama. Oleks nad olnud ausad ja siirad, et meil oli nii palju, me otsustame ainult pool anda. Ja Peetrus ütles, see oli teie oma. Aga kuna te tahtsite saada kogu au endale, öeldes see on kõik, et te valetasite. Ja see vale oli välja mõeldud teie südames. Sellepärast tuleb kaitsta oma südant alati. Esimese Korintuse 4.5 ütleb, sellepärast ärge mõistke ühtki kohut enne aegu, enne kui issand tuleb. See on üks asi, mida me peame ka tegema. Me ei tohiks olla kohtumõistet, kuigi me tahame olla kohtumõistet, aga me ei tohiks olla. Enne kui issand tuleb, kes ka pimeduse salajased asjad toob valge ette, südamete nõud teeb avalikuks. Kujutad ette, ühel päeval, ja ühes kohas on ise kirjutatud, parem on, kui asjad tulevad valgus ette täna siin maa peal ja sa parandad meelt ja Jeesus kannab ära, kui see, et Jumal need valgus ette toob. Sest ühel päeval tuleb kõik päeva valgele. Varem ja hiljem. Ja kui me vaatasime Juuda kirja, hämmastav on see, kui keegi võite kuulata üle kolmapäeva jutlus, ja hämmastav oli see profeteering tuli 7 Aadamast. Kes oli 7 Aadamast? Keegi mäletab? Oli Eenok, jah? Okei. Siis oli Eenok. 7 Aadamast ütles, et ühel päeval Jumal tuleb oma 10 000 pühadega ja mõistab kohut kõige üle kohtu üle. Ja ta seal räägib, kui sa vaatad konteksti, ta räägib nendest valevendadest ja valekristlastest, kes imbuvad sisse kogudusse ja kasutavad ära Jumala armu õeluseks ja ahnuseks. Ja siin samamoodi, sellepärast ongi kõik, mis me teeme, kaitse oma südant. Ole aus. Ole aus. Eriti Jumalaga. Nüüd ütleb, et Jumal toob südamete nõud teeb avalikuks ja siis saab igaüks kiitust Jumalalt. Aga kui see südame nõu on halb, mis siis juhtub? Siis sa saad pahandada Jumala käest. Jah. Mõni mõtleb, et vaata, inimesed, me oleme nii kuidagi, ma ütlen, et laisaks läinud mõnes asjas ja mõnes mõttes. Me oleme päästud, me läheme taeva, kõik on nii nõust, kõik on kena, me läheme nagu nii taeva, kõik on nii tore, vahet ei ole, mida ma siin maa peal teen, ma olen taevasse, ma usun Jeesusesse. Ja kristlased võtavad seda kuidagi niimoodi, ma olen nagu nii taevasse, ma olen päästetud, valisin Jeesuse, nüüd Jeesusel on valinud muud Jeesus, aga ma elan kõike muud, ma teen kõike muud. Ja see on niisugune ükskõiksus on siin kristlaste hulgas maa peal, et me oleme lihtsalt päästetud, me võime teha kõike. Ja ometi Piibel räägib, isegi Korintuse kirjast ütleb, muud alust võib anda Kristus Jeesus. Ja see ongi tõde, see ongi meie pääste, sest muud päästet ei ole kui Kristus Jeesus. Ja ometi ta ütleb, igaüks vaadaku nüüd, kui ta selle peale ehitab. Mõni ehitab hõbedast, mõni kullast, mõne puidust ja mõne
õlest ja ta ütleb, iga töö katsutakse läbi tules. Kas me tõesti kristlastena mõtleme, et vahet ei ole, ongi tuhahunnik mul seal taevas suurem kui sinul või? Hakkame võistlema, kumma tuhahunnik taevas suurem on. Vaata suur tuhahunnik mul oli ikka pilvelõhku puidust tehtud. No aga mina tegin karpma ja põhust, vaata väike mul tuhahunnik on. Ja ometi Jumal kutsub meid ehitama kullast ja hõbedast, et see tuleb läbi, et see puhastub ja veel laulne. Ta räägib, et igaüks saab tasu. Seal on mingisugune tasu olemas, meil peaks olema see mingi põnevus, et me elame igavesti, me oleme teel taevasse, me oleme teel Jumalaga igavikku koos, seal peaks olema midagi, mida me kaasa võtame. Mitte see, et ma lähen siia, ma teen seda, ma ei viitsi seda teha, no jäägi on vahet, ei ole ammu see tuhahunnik seal, su õue peale selle tuhka seal, Sa aru, Piibel ütleb, et ta pääseb küll otse kui läbi tule. Ja mõni mõtleb, ma pääsen läbi tule. Kus on see kristlastel? Kus on see põnevus? Kuule, ma tahan, et mul oleks kullas. Ma tahan, et Jumal näeks, et ma teen tema jaoks midagi. Ma tahan näha, et Jumal puhastub ära ja mul on midagi. Ja kui te me kanname seda terve igavikku. See käib meiega terve igavik kaasas. Seal peaks olema, sellepärast Piibel ütleb, et ehitame, ja mõni mõtleb, mis siis on. Piibel ütleb, tee kindlaks oma kutsumine valik. Uuri välja, mis Jumal sinu jaoks on. Ja tee ja innustu sellest. Pane Jumal esikohale oma elus. Otsige Jumal esimesena tema õigust. See on see, kuidas me ehitame ja teeme. Me ehitame kogudust, me ehitame Jumala asju. See on see, kuidas me ehitame kullast, kui me paneme esikohale Jumala asjad. Teise Korintuse 3.15. Veel tänapäevalgi, kui Moosest loetakse, on kate nende südame peal. Alles Kristusesse kaob. On ju nii? Vana testamendi peal on kate südametel. Inimesed, kes ei ole päästetud, ei saa Jumala sõnast aru. Nii see ongi. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis kate võetakse ära. See on teine järgmine salm 16 ütleb kohe. Alles me hakkame aru saama, kui me pöördume Jumala poole, Jumal võtab selle katte ära ja me hakkame aru saama Jumala sõnast. Ja kui teete hämmastav on see. Ja siis inimesed tulevad, oi see on nii kirju, see on nii raske, see pole. Kui katte ära võetakse, sa ei ole enam pimeduses ju. On ju nii? Kui oled sa koolis käinud ja sa pead õppima mingit rehkendust või mingit asja, uus valem. Sa pead ise puurima, ise tegema, ise õppima. Sa ei tea, kuidas seda. Näiteks pead ringala vale. No meie ajal, meil ei olnud internetti. Tänapäeval on lihtne internet, jah. Lähed interneti, paned ringala vale. Okei, lihtne PR-ruut, mis iganes. Ringi pindala. Aga vanasti oli see, kui me õppisime koolis, ma mäletan. No mis see on? Ja siis õpetaja ütles, PR-ruut. PR on, mis on 3,16 või? Midagi sihukest, see 314 ja siis teed selle, võtad ära, korrutad sellega, sa selle valgus tuli, nii lihtne ongi või? Sest keegi andis sulle, keegi võttis selle pimeduse katte ära, samamoodi Jumala puhul on täpselt see sama. Kui me saame päästetud, kate võeti ära meie südamete pealt ja me saame sõnast aru. No jälle küsimus on see, kas me tahame aru saada Jumala sõnast, kas me tahame teha? Halleluja. Vaata, Galaatia 4.16 ütleb väga hästi. Aga et te nüüd olete lapsed, on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Aba isa. Kuhu ta läkitati? Jälle püha vaim elab kus kohas? Meie südames. Ja sellepärast me võime julgeda Aba isa. Amen. Aga ärme häbista oma isa, on ju nii? Kas ta on Aba isa või ei ole Aba isa? Kas me tahame teha oma isale head nime või halba nime? Sa aru, et kas sa tead, et Jumala laste käes on see võim, kuidas maailm näeb Jumalat? Ta ütleb, et teie häid tegusid nähes, teist küll halba rääkides, aga teie häid tegusid nähes annaksid
Austust kellele? Jumalale. Amen. Aga oled sa lugenud ka Piiblis? Jeesus ütles, või kus ta ütleb seal? Sa teed seda. Aga ta ütleb, aga sa ei usu. Ta ütleb, aga tema jääb siiski ustavaks. Ta ei saa ennast salata. Jumal jääb alati ustavaks. Ja see küsimus ongi see, et kui me teda salgame, tema ikka ennast ei salata. Ta ei saa ennast salata. Ei, minu ei ole see, ma ei ole. Oled küll, tean, et oled. Siin oli mingi case kunagi, oli mingi keegi põgenes ära ja tuvastati ära, et see on see inimene. Ta salgas. No, kõik õendid näitasid, et see oli tema. Sõrmejäljed, tatoveerinud, kõik. Ei, mina pole see. Vangi minek, Oh, halleluja, kiitus Jumalale. Palvegi meil on 3.17 efeslastele, et Kristus usu kaudu elaks teie südameist ning oleks juurde rajuta armastusse. Efesose 5.19, saades täis püha vaimu, kuidas? Rääkides isekesib psalmide kiitusviiside vaimulike lauludega lauldes ja mängides kannelt issandale oma südamest. Efesose 6.6, mitte silmakirjaks, nagu püüdaks olla inimestele meelepärast, vaid kui Kristuse orjad, kes südamest teevad, mida Jumal tahab. Ja järjekordselt me näeme, ongi, et Kristlased tahavad olla inimestele meelepärased tihtipeale, aga me peaksime muutuma kellele, mis peaks olema meie eesmärk? Et me oleme Jumalale meelepärane esiteks ja siis vaatame, kas sealt tuleb võimalus inimestele meelepärane olla. On ju nii? Sest päeva lõpuks, varem või hiljem, mõni ütleb, ma ei usu seda ja ma ei taha seda, mulle ei meeldi see. See näitab seda, et mingi pimedus on tulnud. Sest kui ette see kogudus, ma alati mõtlen selle koguduse peale, selle alguse peale just, kus siin oli sajad ja sajad inimesed olid siin, noored, ülistasid Jumalat, kiitsid Jumalat, oli võimatu neid hoida eemale, palve koos oli võimatu, pühavaimu välja valamised olid, me naersime, me tantsisime, me nutsime, me hüppasime, me kargasime, me nägime imelisi asju siin, rahvas oli, piiblit loeti ja järsku mõne aja möödudes need inimesi pole, vahepeal saad kokku ja mis on pidanud juhtuma, nende südamesse on pidanud, nagu me rääkisime alguses, nad kaotasid ära Jumala kartuse, aukartus Jumala vastu ja tänulikkuse ja mis tuli? Tuli pimedus, tuli asemele ja pimeduses sa ei näe. See on nagu, kui see ütleb, et pime ei saa juhtida pimedat. No mä. Aga siis vaata, kui Jeesus ütleb, pime see juhtib pimedat. Ja nad küsivad Jeesusele käest, kas me oleme ka pimeduses? Jeesus ütles, ei, te ei ole pimeduses, te olete valguses, sellepärast et patt jääb teiega. See näitab seda, et kui sa juba oled näinud Jumala sõna, sa juba tead Jumala sõna, sa oled lugenud seda, siis oled ka vastutav selle eest. Sest valgus on sulle tulnud. Ja mina mäletan, kui ma olin kristlane, ma olin ära langenud Jumalast natukene eemal, siis ma mõtlesin, ma ei saanud pattu teha. Iga kord, kui ma pattu tegin, ma tundsin ennast halvasti. Ja siis mõtlesin, miks ma küll praegu miks ma võiks alles 5 aasta pärast päästetud saada. Miks ma praegu? Sest ma ei saanud pattu teha, sest mul valgus oli, ma teadsin, see vale. Aga kui teete mu mõte peas, kui nõme mõte tegelikult peas, kuradi poolt pandud, et kurat ikkagi üritas mind pattu saama tegema, küll ma parandasin meelt Jumala see asju, sest valgus oli tulnud juba mu ellu. Ja ma teadsin, et see on vale, mida ma teen. Ja ma olin vastutav selle eest. Ja iga kristlane, kelle ellu on tulnud valgus, on vastutav selle eest, mida ta teab. Sest Jumala vaim on seda tal ilmutanud. Filippi 4.7 ja Jumala rahu, mis me oleme kõigest mõistust, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Mis hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses? Jumala rahu. Enne seda ta räägib, heitke kõik oma mure Jumala peale. On ju nii? Tõdeb, ärge muretsege ühtegi või laske kõiges oma palve ühes tänuga saada Jumala teatavaks ja Jumala rahu, mis me oleme kõigest mõistust, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses ja sellel ajal jääge mõttesse kuhu? Mis on hea, tore, kena, armas põhimõtteliselt. Mõtlegi ilusaid mõtteid.
Kolossa 3:23 ütleb, või mul on ei ole enam palju kirjakohti, ma jätan mõned vahele ka siin. 3:23. Mida te iganes teete? Mida iganes sa teed? Kas sa oled täna juba midagi teinud? Tegid? Kas sa lähtusid sellest kirjakohast? Ma täna karjusin. Täna vihastusin. Tegid sa seda südamest otse kui issandale? Sest Piibel ütleb, kui me midagi teeme, me peame lähtuma tegelikult sellest kirjakohast. Sest ta ütleb, mida te iganes teete, seda tehke südamest nõnda nagu issandale, mitte nagu inimestele. Sest meie eesmärk peaks olema kõike, mida me teeme, me peame istuma maha ja mõtlema, et ma teen selle kelle jaoks? Jumala jaoks. See paneb asjad perspektiivi, on ju nii? See paneb asjad paika. Kui see asi, mis ma teen, issand, ma teen seda sinu jaoks. Kui teete, räägime selle ruumide, sinu kodu koristamine. Mis iganes, võtame auto koristamise või ükskõik midagi. Kui sa tead, et Jeesus tuleb sul autosse, Jeesus tuleb sinu koju, Jeesus tuleb siia kogudusse ja sinu kohustus on koristada. Kuidas sa seda teeksid? Sa ei puhiks tolmu vaiba alla. Sa oleks veentud, et kõik oleks ilus korrast, oleks tore olla. Mina mäletan inimesed austus on ära kadunud maa pealt ja see on tõsine probleem. Ma mäletan Iirimaal olles Holland, minu ülemus oli Holland, nemad olid juba vanemad, nad vastu nüüd juba 70-sed. Ja ma mäletan, ühel nende ema tuli külla. See austus selle, ma ei tea nüüd, kas oli siis ülemuse, siis kas mehe või naise ema, ma nüüd seda ei mäleta. Aga see oli alguses, kui me sinna läksime 2000 alguses ja minu armas abikaasa veel, minu arust oli tema, ma nüüd võin eksida, ka töötas seal ja nad andsid tolmuimeja, minu arust andsid tolmuimeja ja mine väljas poolt maja. See oli kivi, kus see ümber maja pannud, kuidas see kutsutakse seda? See on see pandus ja ümber maja pannakse, neid valatakse, pannakse kivid ja tolmuimejaga läks tõmbas selle puhtaks. See austus inimese vastu, kes külla tuli, et meie elamine on absoluutselt tolmuva puhas asjad. Ma mõtlen, kui Jeesus tuleks. Mida me oleme nõus tegema Jeesuse pärast? Kui me ei ole midagi nõus tegema Jeesuse pärast, siis me veel ei saa aru seda, mis ta meie pärast tegi. Ta andis oma elu. Ta läks põrgusse. Ta päästis meid põrgust, ta päästis meid haigustest, ta päästis meid surmast, igavesest surmast. Ta tõi tagasi rahu meie ja Jumala vahele. Mida me oleme nõus tema pärast tegema? Mida sa oled nõus selle siis Jeesuse pärast tegema, teades, et ta suri sinu eest ja sa ei pea surema, vaimset surma. Amen? Halleluuja. Kell on juba nii palju, ma jätan siit vahele. Siin on, kui tahab keegi üles kirjutada Thessalonikas või keegi tahab neid kirjakohti, sa võid ise ka otsida. Heebreas on päris mitu tükki. Siin ütleb Heebrea 3:12 või ma loen nad lihtsalt ette. Heebrea 3:8. Ärge paadutage oma südameid nõnda nagu sündis nurrina ajal kiusatuse päeval kõrbes. 3:10. Mis pärast ma vihastusin selle sugupõlve peale ning ütlesin, nemad eksivad alati oma südamega, ent minu teid nad ei õppinud tundma. Heebrea 3:12. Katsuge vennad, et kellelgi teist ei oleks kuri uskmatu süda, mis loobub elavast Jumalast. Järelikult nende inimeste südamed, kes loobuvad elavast Jumalast, on läinud kurjaks.
Hebra 4.7, siis ta määrab uuesti ühe päeva tänapäevaks, öeldes Taaveti kaudu nii pikk aja pärast, nagu on enne öeldud, täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südameid. Hebra 4.12, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmeid ja üdi ja on südame, meelsuse, mõtete hindaja. Ja nüüd see on see koht, mida kristlastele ei meeldi, aga ainukene terves universumis, mis suudab vahet teha hingel ja vaimul, on Jumala sõna. Siin ta just ütles. See on ainukene, mis suudab vahet teha, kas see on hingeline või on see Jumala vaimust, on see vaimne. Ja Jumala sõna on südame, mõtete, meelsuse hindaja. Ja kui me loeme Jumala sõna ja see sulle ei meeldi või see räägib sulle vastupidist, siis see pidi olema hingeline. Ühesõnaga sina ise. Ja kui me loeme Jumala sõna ja see läheb kokku sellega, see pidi olema sinu vaimust ja Jumala vaimust, mis on sinu sees, mis tunnistab. Meie vaim koos püha vaimuga tunnistavad. Mida? Et me oleme Jumala lapsed. Ja kõik, kes on Jumala lapsed, on juhitud Jumala vaimu läbi. Ja mulle meeldib väga, kui keegi on vaadanud koguduse Facebooki lehel, ma jagasin selle Kenneth Hagini, väga hea ütlus on see. Ära otsi Jumala vaimu juhtimist midagi teha, kui Jumala sõna juba ütleb, et sa peaksid seda tegema. Ära otsi Jumala vaimu juhtimist, mida teha, kui Jumala sõna juba ütleb sulle, et sa peaksid seda tegema. Miks? Sest seda on juba püha vaim öelnud sulle. Sest püha vaim pani selle kirja. See on juba Jumala püha vaimu sõna meile. Ja inimesed muidugi võtavad ja väänavad, et me peame olema Jumala vaimust juhitud, kõik, kes Jumala lapsed. Aga kes sõna kirja pani? Panigi püha vaim kirja. Ja see on see, tihtipeale inimesed teevad, nad tahavad olla ülipühad, kõik minna palvesse olla, kui Jumala vaimu ütleb, et Jumala sõnas, et ära tee. Ütle, mitu korda sa pead päevas palvetama, et minna evangeeliumi kuulutama. Et Jumal juhi, ütle mulle, kas ma peaksin minema evangeeliumi kuulutama. Täpselt, miks? Ta juba on öelnud, minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi, kõigile loodule. Võib-olla me peame küsima juhtnööre, kuhu minna ja kellega rääkida, see teine asi. Aga küsitud Jumal, et kas ma pean minema? Ei. Juhtnöörid on need Jumal, nüüd on Jumala vaimu juhtimine tuleb, sest kirjas ei ole, et mine sina Võru linna. Ja, see oli Jumala vaimu juhtimis mind siia ja ma tulin siia Jumala vaimu juhtimisel, aga ma õpetan ikkagi Jumala sõna kõigile. Sest Jumala sõna 4.12, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski katerane mõõk, mis lõhestab vaimu, hinge, luuüdi. Vägev. Jumala sõna on vägev. Halleluuja. Jakobuse 1.26 ütleb, kui keegi arvab Jumalat teenivad ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant. Selle Jumala teenistus on tühine. Jakobuse 3.14. Väga, väga tähtis kirjakoht, mis paneb sinu kanguse uhkuse proovile. Kui teil aga on südames, kui kellegil meist on südames kibedust, kadedust, riiakat meelt, siis ärge kiidelge, ärge valetage tõe vastu. Kui sa tunned, et sa oled riiakas, mis on tõde? Kust me leiame tõe? Jumala sõna on tõde. Kui sa oled pahane, riiakas, ta ütleb, tee mis tahad, aga ära valeta tõe vastu. Las tõde jääda tõeks. Jakobus 5.8. Olge nüüd teiegi pikameelsed, kinnitage oma, mida? Südameid. Sest issanda tulemine on
lähedal. See on kirjutatud 2000 aastat tagasi praktiliselt. Me oleme 2000 aastat lähemal issanda tulemisele. Ilmutuse raamat pandi kirja umbes 2000 aastat. Ta ütleb, et mina ütlen neile, ma tulen varsti. Jah, tule issand Jeesus. Oled lugenud ilmutuse raamat lõpus? Ja see oli 2000 aastat tagasi. Kes on kõige lähemal issanda tulemisele? Meie. Kas ta tuleb meie ajal? Mitte keegi peale isa ei tea seda. Isegi poeg ei tea seda. Nii et vahet sellel on. Aga meil on öeldud, et me peame elama nõnda, nagu et ta tuleks täna. Praegu, kohe. On ju nii? Valvake, ta ütleb. Peetrus on ka mõned, ma neid jätan lõpuks siis Johannese kirjas esimene, Johannese 3, 20 ja 21. Ja kui meie süda meid hukka mõistab, Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõik. Armsad. Kuidas ta ütleb jälle arm? Mulle meeldib piiblis. Ükskõik, mis on, sa oled alati armas Jumalale. Nii äge. Isegi kui vahepeal tuleb karm sõnum, ma istun maha, mõtlen, ma olen armas. Mul on öeldud otse mulle, ma olen esireas öelnud, et jutust on rääkinud mulle täpselt seda, mida ma olin puusse pannud. Ja mina naeratan, halleluja. Muidugi ma läksin koju parandasin meelt pärast. Vaata, koosolekul võid alati naeratada, teha ilusa näo. Keegi ei tea, mis sinust räägib. On. Ja me võime alati koju minna, visata voodi peal pikali ja mul on paar korda olnud, mis ütlen, Jumal, ole mulle armuline. Jumal, anna mulle andeks. Jumal. Koosolek ma ütlesin, halleluja, räägi. Sest ta pani täppi. Minu jaoks oli see, et ta on Jumala vaimust juhitud. Ta täpselt teadis mulle anda sõna, ilma et ta teadis, et ta mulle sõna andis. Aga vaata, mis ta ütleb. Armsad, kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Ja meie süda ei mõista meid hukka. Mõni ütleb, et aga see, aga too, aga kolmas. Meie süda ei mõista hukka siis, kui me teame, et me oleme Jumala sõna järgi tegemas. Sest vaata nüüd küsimus on see tihtipeale inimesed, kes on pimeduses, kes ei näe. Me ei oska nende kohta öelda. Aga piibel ütleb, kui valgus on tulnud ja kristlaste puhul valgus on tulnud, ikkagi suurem protsent inimestel on valgus tulnud. Ja piibel ütleb, käige nagu valgus, käituge valguse lapsed. Kahele isikule sa ei saa valetada mitte kunagi. Kas sa tead, kes need on? Sina ise ja Jumal. Kõigile teistele sa võid valetada suu silmad täis. Üks asi on see, piibel ütles, nagu me räägime, iga vale tuleb päevavalgel, iga vale tuleb varem või hiljem välja. Seda hirmuga ei ole. Aga praegu sa saad mulle valetada, järgmised 10 aastat sa võid mulle valetada. Aga sa tead oma südames, kas see oli õige või tõde, mida sa teed. Ja Jumal on südame, mõtete, hinda ja uurija, ta teab. Et sellepärast hoia oma südant. Kaitse seda, sest sellest lähtub elu. Ja Jumal igatseb. Vaata, kas sa oled lugenud Nehemias peaks olema, oli vist või... Ei, see on kuningate raamatus, minu arust on see. Kus ta ütleb, et Jumala silmad uitavad mööda maad, otsides neid inimesi. Milliseid inimesi Jumala vaim otsib? Kes siira südamega hoiavad tema poole, et ennast võimsalt näidata. Kui teete, mida Jumal otsib? Ta otsib ausat, siirast südant. Et ennast võimsalt näidata. Ja kui sa loed konteksti selles olukorras, kui me võtame korraks, võtame paar minutit veel, võtame selle konteksti kokku. Seal oli üks kuningas, kes oli haige olnud või tal oli mingi probleem.
Ja ta läks abi otsima kelle käest? Jumala käest esimene kord. Ja Jumal andis selle vastuse, Jumal andis selle abi ja ta sai lahenduse ja tuli võitjana välja. Nüüd oli teine kord, ta oli haige. Ja tema esimene mõte ei olnud mitte Jumal, vaid tema esimene mõte oli posijad, nõiad, kõik siuksed asjad. Ja siis Jumal ütleb, kas sa siis ei tea, et minu silmad uitavad mööda maad, et aidata neid, kes siira südamega hoiavad minu poole. Ja siis ütleb, aga kuna sa oled nõnda talitanud, ja sa võid lugeda, ma täpselt ei mäleta, kas ta sureb ära või tuleb mingi jälle needus või asjad, ta oli oma südames halvasti käitunud Jumala suhtes. Ka meie Jumala lastele, mõni mõtleb, et me oleme Uue Testamendi all ja me oleme Uue Testamendi all, aga ära unusta ära, kes surid ära Uues Testamendis. Ananias ja Safira oma südame hoiaku pärast. Ma usun, et nad läksid taevasse, aga nende maa peal elu jäi lühikeseks. Me peame valvama, et me ei lase, sest surm on siin maa peal reaalne. Ja surm on see, mis hävitab. Sellepärast Jumal ütleb meile, hoia ja kaitse oma südant enam kui midagi muud, mida tuleb hoida ja kaitsta. Sest sellest lähtub südame hoiakud, südame meelsused, südame suhtumised. Hoia ja kaitse. Ja tea seda, et Jumal saab võimsalt näidata ennast. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme sa ette, Jeesus, sa oled hea ja ustav õige. Isa, me täname sinu sõna, sinu sõna nimeline. Isa, me täname, sa oled õpetanud meile südame hoiakutest. Ja see me ei ole veel kõikegi saanud läbi vaadata, aga Isa, ma tunnen, et selleks korraks on selle koguduse jaoks see, mis oli vaja välja öelda, välja tuua. Isa, me oleme olnud siin kohal kuulamas seda. Püha vaim, kui jäi kuskil midagi arusaamatuks, segaseks, näita, ilmuta, õpeta, tuleta meelde. Samas tröösti, julgusta, manitse. Isa, me omalt poolt hoiame oma südamed avatud. Ja laseme sellel sõnal minna südamesse, et see võiks vilja kanda. Ja kanda 30, 60 või 100 kordselt. Isa, ma usun, et meie siin siira südamega hoiame sinu poole, et sa saad ennast võimsalt meile näidata. Isa, me austame, kiidame, ülistame sind kogu südamest ja kõigega, mis meil on. Isa, ma tänan, et sa puudutad igat armast südant siin. Igat armast inimest, nad on sulle väga kallid. Me oleme armsad sulle ja sa soovid ja tahad meile paremat. Aga Isa, kui seal ongi südame hoiak kuskil valesti midagi ja me ei näe, Isa, ma usun, et me tahame kõik siin valguses käia. Näita meile, õpeta meid. Ja võiks me pöörduda ja muutuda sinu moodi, sinu sarnaseks. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.